minu nimi on siis Hille Hanso, ma olen siis kuulsast Hansode hõimust Saaremaalt, Klannist just nimelt. Noh, kui võib öelda, siis nii-öelda liberaalsem piirkond. Ja kogu selles piirkonnas elab umbes 100 miljonit inimest. Kirjaoskus on siin kõige kõrgem Pakistani mõistes, et koguni 80% inimesi oskavad siis lugeda ja kirjutada. No see on siis brittide ehitatud üks hoone ja siis 1894. aastast saadik tegutsev muuseum. Ja selles muuseumis on siis palju erinevaid galeriisid, ma arvan, et me otsust lõpuni kõik ei jõua läbi käia, aga paremad kätjad siis, keda huvitab siis Sikhi kultuur. Ja Pakistani üks ajaloolisemaid linn on siis Lahore ja kultuuripealinn, nagu öeldud. Ja see on ka nagu üks selline õitsvamaid piirkondi. Ja see Punjab ise tähendab siis seda, et siin on hästi viljakad maapinnad ja siin on palju põllumajandust, et see on 5 jõe ristumise koht. Ja keeleks siis põhiliselt eks urdu, aga on ka mitmeid väiksemaid neid regionaalseid keelegruppe. Üks võib-olla detail, mis jäi veel enne rääkimata, on mida tähendab Pakistani lipp. Ja Pakistani lipul on 2 värvi, need on roheline ja valge. Ja roheline on siis islami värv, poolkuu ja täht on samuti siis tähendavad siis teadust ja valgust, nagu moslemi riikidel on paljudel. Aga mida tähendab see valge osa seal lipu vasakuse ääres, et seal on terve siuke lai triip. Ja see nüüd tähendabki kõiki neid vähemusi, usuvähemusi ja rahvusvähemusi, kes siin riigis elavad. Alamgiri värav on siis viimase Moguli dünastia valitseja nime järgi. Ja Alamgiri sarai, siis nagu eile rääkisime, see sarai on siis, mis mahutas inimesi või läbikäijaid või neid, kes tulid midagi õppima sama siis süsteemi järgi. Aga selles sarais elasid siis ainult kuninglikud. Nii, nüüd me oleme siis Badshahi, kui me ütleme Badshahi, siis eesti keeles sõna Badishahi mošee. Siis tulid Jeruusalemma poole, hiljem siis pöördus see nurk natukene kuni Mekka poole. Ja mikrofone ju tollel ajal polnud, aga imaam pidi samamoodi näoga Mekka poole palvetama, et kuidas siis need, kes tema taga on, teda kuulevad. Ja selleks siis leiutati need mikraavid ja see on nagu kõlakoda, et kui teie sinna sisse räägite näoga sinna poole, siis heli põrkab sellelt seinalt tagasi ja käidab kogu ruumi. Mine korra sinna, ma räägin seal sosinal, vaata. Vasta. Kuulen su kõnet. Hannes, kas sa kuuled? Kuulen sind. Kas sulle meeldib Pakistani? Meeldib küll. Väga hästi, hea, et sa midagi muud ei öelda. Nii, ja nüüd me läheme sinna peeglite paleesse. Nii, siis see naine siis nii-öelda küsitles imperaatori armastust enda vastu, et kuidas siis on, et kas sa ikka väga armastad nii? Okei, et selleks, et seda oma armastust mulle tõestada, mul on üks selline nõue sulle. Kõik tähed mulle tood taevast maa peale, siis ma olen rahuldunud, siis ma usun. Ja kõigi magamistubade laed olgu siis. Ja sellepärast pandi need peeglid sinna lagedesse. Nii, ja no siis kui nad esimest korda sinna siis selle 2 aasta pärast magama läksid magamistubadesse, siis pandi allküünlad põlema ja loomulikult need laed siis pimedas ruumis hakkasid sätendama. No siis muidugi näed, et tõin sulle tähed maa peale ja sellega oli siis armastus tõestatud olevat andnud ka suure musi. Dunmehio negadayare giti yades mabudikrare. He says my heart is your slave. Giti yades That's in Shina, in Gilgit language. Asman itare sarenen nigiti yadis sarenen Dunmehio negadayare giti yades. Thank you. Nii, nüüd Moguli ajastust ja siis see oli üks visiir, kes siia maeti. Ja hiljem tema auks ehitati see mošee siia juurde. Seega 16–18 sajand. Me läksime siis sinna alla, kus see kirst ise oli, kuhu siis see visiir maetud oli ja seal parajasti käis palvetamine ja mis on huvitav, ma mõtlesin, Hannes, ma räägin sulle, aga seal ei saanud rääkida, sest ta parajasti tsiteeris seal Koraani.
et tegelikult ütleme sellises väga fundamentaalses islamis, nagu näiteks mida pooldatakse siis Saudi Araabias salafismis, on igasugune inimeste haudade juures palvetamine rangelt keelatud, sest nagu me teame, siis Jumal on ainult üks ja iidolite kummardamine on suur patt. Ja tegelikult väga paljudes moslemiriikides ometigi nagu neid tähtsaid poliitikuid kummardatakse samamoodi nende kabelites, me näeme seda tihti. Kui Pakistan iseseisvus, siis ta kohe valis oma nii-öelda selliseks strateegiliseks partneriks Ameerika Ühendriigid. Ehk siis siia tuli välisabi ja siia tuli ka ütleme tehnoloogiat ja mentaliteeti, aga India kuulus siis nende riikide hulka, kes inglise keeles on see non-alignment policy, et sa ei ole nagu, et sa oled üksi, et sa ei liitu mitte kellegagi. Just blokkide välise liikumise riigiks jäi siis naaberriik ja veel kolmas suur põhjus on see, et Pakistan põhimõtteliselt kohe avas oma majanduse, aga India oli veel kuna 90ndate alguse ja keskpaigani riik, mille majandus oli suletud. Et need on siis põhjused, miks seal on vaesus suurem. tasandil ja see pani mind täitsa mõtlema, et ametlikul tasandil ju lepitakse kogu see koreograafia ja kogu see show kokku tegelikult, et see on nende riikide jaoks on ju teostatav. Aga samas, kui te nägite neid grupeeringuid, kes seal meie pool olid ja kes olid eriti siis kohe nähtavalt, eks ju, religioosselt meelestatud, et näiteks seal alguses kõige rohkem karjusid, et need nagu mõjuvad, eks ju, õõvastavalt, aga nende jaoks on see nagu tõsine, et riigid võivad omavahel nagu, või need eliidid võivad omavahel kokkuleppeid teha, aga kohalikke inimesi aju pestakse tegelikult ja need on need inimesed, et kui peaks tekkima mingi sõjaline konflikt, kes on esimesed, kes on valmis teise riigi vastu sõtta minema, et siin ongi nagu see erinevus, et kuidas siis eliit omavahel paneb kogu selle show kokku ja toob turiste ja võtab nagu selle show pealt tasu, samal ajal kui need inimesed, kes seda vaatavad, võtavad nagu selle nagu omandavad selle padurahvusliku vaate ja on valmis hiljem seda ka näiteks sõjalise tegevuse näol nagu ellu viima. Just. Ja et tuleks hästi huvitav täisele poole minna ka, eks ju, et vaadata, et mida India pool hüütakse, sest et meil oli siis niimoodi, eks ju, et elagu Pakistan Zindabad ja siis edasi takbiir, mis on siis usutunnistus ja siis kõik ütlesid Allah on suur, Allah kõikvõimas. Et õudselt huvitav oleks teada, kas India pool on samamoodi see religioosne nagu või pigem on nagu riiki toetav, et mis sõnum see on ja ma ei kuulnud seda sealt kuidagi välja. Siis nende pikkade meeste riiete kohta, et see on täiesti Pakistani disain, sellel ei ole Briti koloniaalajastuga midagi ja need mütsid, millel siis see püstine tutt on, et see pärineb siis
nendest hõimualadelt, kus see on nagu meeste rahvarõivastel omased elemendid. Ja see oli siis selline süsteem, et inimesed astusid islamusku vabatahtlikult, kuna see oli siis hea kauplejate liit, kes ütles siis, et kui teie astute islamisse, siis meie anname teile soodustusi ja nad hakkasid nagu omavahel niimoodi kokku hoidma. Ja kõik, kes tahtsid vähegi siis sellest nii-öelda vennaskonnast kasu saada, siis vahetasid praktilise meelega oma usu islami vastu ja sellega ta levis siis mööda siis neid kaubateid põhiliselt ja edaspidi siis juba ülejäänud rahvastiku osadesse, aga põhiliselt on see siis kauplejate usk. Sa Mille ei näinud, Andri tuli pani kõik tulipaki lauale ja siis võtsid näod naeru ja siis ta sai. Vau, tõepoolest. No Tallinnas on inimesi 400 000, peab kõik sisse mahtuma. Jah, täpselt, me võiksime elada rohkem külg külje kõrval. See on siin šiitlik mošee. Meie ise mahuksime, aga Egona ei lähe sisse ära. Jaa, okei, selge. Endised elanikud elavad siin sees tänapäevani. See pole üldse mingisugune välja surnud paik. Koolist sõitsime mööda ja äge, sees on küla. Seda juhtub harva, et nendes UNESCO maailmapärandi kuuluvas nimistusse nendes objektides inimesed sees elavad, aga nendel ei olnud siit kusagile minna, alati olid siin elanud ja nii jäidki. Vähemalt 2 perekonda elavad siin juba umbes 2000 aastat järjepanu. Ja 1548. aastal see siis valmis, see sõjapealik ise juba oli surnud, aga tema poeg Salim siis ehitas selle lõpuni välja. 8 aasta jooksul käis kogu see ehitus. Ja kogu kindlustus majutas siis 400 000 inimest, nagu hommikul rääkisime. 12 väravat oli sel linnal. Ja peeglite värav on siis kõige kuulsam nendest väravatest. Need olid nüüd see linna peavärav ja linna sissepääs peavärav ja vaata seal üleval need 4 sammast, mis olid siis peavalvur oli seal üleval. Siin oli terve kompleks, osa on järgi ja see oli siis valitseja naise residents. Tema 4. naise kusjuures, et ta oli tema kõige armastatum. Noh, nagu vanasti ikka oli, et need vastavalt siis sellele geograafilisele olukorrale valiti need kindlustuste kohad, eks siit läks suur jõgi läbi, veevarustus oli olemas. Samuti üks osa on sellest selline kõrge, nagu nägid seal on nagu all see, et see külg on nagu looduse poolt kaitstud. Nojah, see oli palju suurem kompleks muidugi, mis tänaseks ei säili. Maavärinad on põhiliselt kahjustanud. 1959. sai Islamabad oma nime. 60. hakkas siis pealinna ehitus. Ja 60. esimesel poolel siis said enamus nende institutsioonide ehitusi juba valmis ja siis sellel ajal koliski pealinn Karachist Islamabadi. Okei, ja nüüd on see lihtsalt siuke moodne linn. 904 ruutkilomeetrit on Islamabad suur. Kõik 33 ministeeriumi on seal. Islamabadist või Karachist ja tekib olukord, et kohalikud inimesed ei saa turismist üldse tulu. Kõik käib läbi nende investorite. See on kahjuks paljudes riikides niimoodi ja siis ikka üritan nagu oma need ostuvalikud ja kohaliku söögi ja kuidagi niimoodi sättida, et neid ostetaks kohalike inimeste käest, et ka nendele jääks nagu sellest turismirahast mingisugune kasum. Aga see tundub olema suhteliselt ülemaailmne tendents, et rikkad lähevad rikkamaks ja vaesed ei saa isegi sellest kasu, kui nende piirkonnas turism areneb. Jüri, sa küsisid enne vihmahooaegade kohta. Juulis on siis kõige suuremad vihmad monsuuni ajad
ja kui liiga palju vihma tuleb, siis uputab teinekord lausa kogu viljasaagi ja muud ära. Kõige külmem aeg on jaanuaris ja läheb üllatavalt külmaks, et isegi 5 kraadi peale ja teinekord nullinigi. Teinekord ka 45 kraadini salli suvel tõuseb temperatuur. Ja sellises kuumuses on inimeste tööpäevad siis põhimõtteliselt öösiti, et ülivara hommikul hakatakse eriti just põllumajanduses tegutsema ja päeva poole, kui juba on 50 kraadi ja rohkem, siis enam tööd teha ei saa. Uurisin, et mis siin kohalikud tüüpilised rahvatoidud on ja üks muidugi on siis birjani. Birjani on alati riislihaga, võib-olla odavamates kohtades kanalihaga, kallimates lambalihaga. Ja siis ikkagi lambaliha, et kuidas erinevaid valmistusviise on, et kas siis grillitud või kastmega. Ja paljud siin seda armastavad. Kes on Kesk-Aasia riikides käinud, siis seal samamoodi, aga lihtsalt teise nime all, pilafi nime all sarnast rooga serveeritakse, kui on eriti pidulikud sündmused. On ja huvitav see. Mina jään siia mediteerima, ma sain praegult nirvaanasse, valgustuse. Edasi või? Ma olen pühak nüüd. 2 kuu asemel said 1 minuti. Kuidas sai ka selle all mediteeritud? Ma ei pidanud isegi kõvasti nälgima. Me läheme nüüd sinna Sirkapi nendesse varemetesse, kus siis inimsöömisega tegeleti. Seal teeme grilli. Ja see on ehitatud sama mudeli järgi nagu Ateena linn. Niisiis, kõige alumine korrus ära tuntavalt üks Kreeka ehitusstiil. Kui tulid maavärinad, siis varises kõik kokku, siis järgmised valitsejad ehitasid üles ja siis kuidas see aja jooksul on see ehitusstiil arenenud. Jätame teile tasuta töötaja. How is he doing? Good? Good work? Good. Okay. No nii, see sümboliseerib siis 2 peaga kotkast. Väidetavalt siis mütoloogias oli niimoodi, et keda see 2 peaga kotkas oli puudutanud, selle sai kuningas. Hiljem, kus 2 peaga kotkas, mille sümbol on? Vene riigi. Vene. Ja Bütsantsi. Ja sest Bütsantsi, kui Bütsantsi riik 2 jagunes, Ida- ja Lääne-Rooma impeeriumid tekkisid, siis see sai selle sümbolist, et religioon vaatas nii ida kui läände. Siis sobib jah? Vaatame. Soovid. 3, 2. Jäime liiga kauaks õhku või liiga lühke? Esimesest sajandist enne meie aega. Nii vanasti siis stupad ehitati, budistid ehitasid, they were round, ümmargustena, aga kreeklased tõid selle kandilise moe. So this was not like this. This was very high. Muidugi see on ainult alus. Ühesõnaga 7 seda taevast kihti, aga seda alus... Ja 7 põrg maa peal. 7 põrgust. Või põrgu. Tohutult vett alla ja siis need kivid kõik lähevad allavoolu suure veevooluga ja tekitavad teinekord päris palju paha, et viivad ära sildu ja teid. Juulis-augustis on need vasakpoolsed jõed, siis kõik paksult või veetase on hästi kõrge, vihma on siis palju. Induse jõgi voolab meist vasakul. Ta saab alguse Tiibetist. Himaalaja mäesting on 2400 kilomeetrit pikk. Maailma pikim mäeahelik. Meie oleme siin jalamil, nagu ütlesin, paremal pool hakkab peale. Kui on suvi ja vihmased perioodid, siis veetase on palju kõrgem. Te näete seda normaalset veetaset. See piir on ilusasti näha mäeaheliku peal. 3300 kilomeetrit pikk on Induse jõgi. Ja see on hästi kallis tee, sellepärast et seda on äärmiselt raske olnud teha. Isegi selle ehitamisel on nii palju inimesi oma elu kaotanud, et raha on ainult üks nüanss, aga teine on inimelud. Sõdurid ehitasid neid, vähemalt 500 sai surma. Ja umbes 300 hiinlast ka
Sellepärast nad kutsuvad seda 8. maailma imeks. 12 aastat ehitati järjest. 1972. aastal sai ta valmis, hiinlased alustasid enda poolt ehitamist juba 1966. aastal. Wahani koridor on Pakistanis, Afganistanis, kus see jõgi alguse saab. Tee tundub täitsa hea olevat. Hiina tee siiski. Teisel pool kallast pidi läheb jälle siis see vana siiditee. Nüüd me oleme siis Hunza piiri peal. Me oleme umbes 270 kilomeetri kaugusel Hiina piirist hetkel. Nii, no tere tulemast Hunzasse. Ja hiljem rahvastiku arv muudkui kasvas ja siis need Hunza inimesed hakkasid kolima siia alla lõuna suunas Gilgitisse ja teistesse piirkondadesse. Selles orus kasvatatakse põhiliselt, kuna seal on võrdlemisi hea veega varustatus, välja arvatud talvekuudel, kui teinekord on veepuudus, sest jõed on siis kuivemad. Kasvatatakse läätsesid, maisi ja nisu peamiselt, riisi ei kasvatata. Hunnide dünastia linn Hunzo, nagu umbes Hanso, aga midagi. Nagu me teame, siis see oli üks vana kuningriik ja Baltite kindlus, kus me oleme, on vanuselt teine, umbes 800 aastat vana. Aga mõistagi aja jooksul ehitati juurde neid siia osasid selle 800 aasta jooksul. For example, in early 16th century, one of the Hunza rulers was married to Baltistan, another kingdom in the mountains. So with the princess, many craftsmen came here and they added new additions here. Näiteks 16. sajandil toimus suur laiendus, kui üks siin kuningas abiellus printsessiga teisest kuningriigist ja selle printsessiga kaasa tulid käsitöömeistrid, kes asusid seda laiendama. 1891. aastal britid koloniseerisid selle piirkonna ja emiir põgenes Hiina ja tema vend pandi tema asemele valitsema. Siis lisati klaasistatud siin ülemistele korrustele, siis oli juba klaas kasutusele võetud. 1945. aastani välja elati siin järjest sees. Ja viimase 6 aasta jooksul, nagu meil bussis räägiti, on seda siis renoveeritud riigi finantseeringul. Ja nüüd see kuulub ühele fondile, mis on siis nii-öelda riigistatud fond, kes seda haldab. Eile, kui te panite tähele, siis, et kuidas need muusikud ja tantsijad omavahel kokku mängisid, muusika jälgis tantsijaid, mitte vastupidi. Tavaliselt on vastupidi meie kultuuris. See puhki või see on Zurnai on selle pilli nimi, see on vanas Osmani kultuuris ja Türgi kultuuris ka tänapäeval olemas. Zurnai see flöödi või moodi, jah, ma ei teagi, kuidas selle nimi võiks eesti keeles olla, aga siis see muusik konkreetselt oli Egiptusest, mitte kohalik.
nendesse mägedesse lugematul hulgal inimesi oma elu jätnud ja no ta rääkis siin ühest näitest, kuidas Jaapanist oli tulnud mägironijate tiim ja nad ei olnud isegi veel kuigi kõrgel, kui tuli laviin ja terve kogu meeskond kõigi abilistega jäid selle alla ja surid. Aga selle daami sõrm, see kõige teravam ots, mis seal üleval oli, et seda on küll vaadatud alt, on üritatud, aga keegi ei ole seni selle otsa saanud ja siis on ka legend, et see mägede kuninganna, et tema ei lasegi oma sõrmede otsa kellelgi ronida. Siin lähme vaatame neid, mõned minutid siin on pühad, kuidas neid rock carvings, kivi... 4th century AD to 8th century AD. Koopa, mitte joonised, need on kraabitud kalju sisse. Petroglüfid. Ma küsisin Jüri, sind huvitas, et millistesse piirkondades nagu Pakistanis ei saaks minna. Balutšistan on üks piirkond ja siis samamoodi Afgaani piiri ääres need hõimualad, et lihtsalt nende firma ei ole suuteline garanteerima seal 100% inimeste julgeolekut. Näiteks Balutšistanis on suured nafta- ja kullamaardlad ja seal toimuvad nii riigi kui kohalike vahel aeg-ajalt kokkupõrked või siis hõimualadel Afgaani piiri ääres rohkem on nagu see julgeolek selles mõttes raske garanteerida, et näiteks Afganistani poolt võivad tulla mingid rünnakud siinsete hõimude vastu ja lihtsalt sellepärast, et nad ei ole 100% kindlad, et turisti julgeolek on seal garanteeritud, siis nad neisse piirkondadesse üldse ei vii inimesi. Tulevad piimaga tagasi üle selle rippuva silla. Aga enamus piima ei jõua. Hussein arvas, et meie seda ületama ei hakka, kuna see ajab pea ringi käima ja on päris õudne. No siin ees me näeme nüüd seda ühte rippsilda, mida pidi naised üles alla ületavad seda kuru ja siis kunagi oli olnud väga suure tuulega niisugune juhus, et naisel oli rätikusse seotud laps tema küljes ja tuulega läks rätiku sõlm lahti ja kaotas lapse. Siinsed liustikud vähenevad kogu aeg, aga mõnel pool jällegi kasvavad. Et liustikud pidevalt on muutumises, aga selles regioonis on nad viimasel ajal ainult vähenenud. Siit on pärit Samina Beek, kes on esimene Pakistani naine, kes ronis üles Everesti otsa. No järelikult tal on geenid selleks head. Tema esivanemad on juba aastasadu roninud. Seal mäe külje peal on teemant juubeli tervitus ja see on pühendatud nende Aga Khanile, kes on 82-aastane, et on kuld juubel, hõbejuubel, aga praeguseks juba teemant juubeli. Tema vanaisa, selle praeguse Aga Khani vanaisa oli nii rikas mees, et 54. aastal, kui Pakistan oli alles kõigest mõneaastane riik, eks ju, aga temal oli kuld juubileum, siis tema kehakaal ligi 70 kilogrammi kingiti riigile sama palju kulda. Kui tal oli teemant juubileum 10 aastat hiljem, siis kaaluti tema kaal teemantites ja kogukond kingis riigile erinevateks tegevusteks sama palju teemante. Annab teile natuke aimu selle kogukonna rikkusest, nende imaami rikkusest.
ja naiste tööhõive on siis siin riigis ametlikult alla 5%, võrdluseks Eestis on umbes 85%. Nii et võib sellest järeldada, et naistel loomulikult ongi, nad teevad väga palju tööd, aga nad teevad seda siis mitteformaalsel tööturul, et põllumajanduses või kodus või käsitööd, aga et seda siis ei arvestata formaalseks tööturuks ja loomulikult on nad suures sõltuvuses oma abikaasade või poegade või isade sissetulekust. On ka siin kandis, ma küsisin, et kuidas on võimalik, et siin seisab see Buda kuju mäe küljes, aga näiteks Afganistanis Taliban kahjustas väga palju hindamatuid ajaloolisi Buda seina neid kujusid ja ka, et siin on olnud ajalooliselt rohkem šiiitlik kogukond, mis on siis nagu selles osas kergelt tolerantsem, et neid ajaloomälestisi pole rikutud, aga on ka neid, mis on seintest välja kraabitud Tšilasi poole, kui minna, nii et leidub ka seda, et ikkagi neid on rikutud siin mail ka. Abiellumine on omaette protsess, et loomulikult on kõigi suguvõsad ja pered sellega seotud ja inimesed pannakse paari vastavalt siis pere äranägemise järgi. Mõned teavad juba paariaastaselt, kes nende tulevane on. Ja pulmadeks on siis selline siin Pakistanis ka veel paljudes piirkondades, eriti siis jälle seal Afgaani piiri ääres, seal Peshawaris ja üleval põhjas. Et on vaja siis maksta tauri, mis on siis rahasumma, mis antakse tütre, tähendab siis, kui on paar nagu valmis vaadatud ja kui nad abielluvad, siis mehe pere peab maksma sellele tüdruku perele. Ja need on tihti suured summad, et see võtab siis selle nii-öelda peigmehe perekonna, see on suur väljaminek ja võib ta täitsa pankrotti viia, et mõned võtavad siis laenu ja maksavad seda 5 või 10 aastat, aga see on suur häbi, kui sa seda ei saa teha või kui sa näiteks ei võõrusta oma pulmadeks siis 500 inimest näiteks 3 päeva. Jaa, kuulen. Kaua see nende leid kestab? 3. päeval on suur pidusööming selle inimese auks ja 5. päeval samuti ja kestab kuni selle ajani leinatakse ja halatakse ja lamenteeritakse ja siis tulevad inimesed kogu ja lohutavad neid peresid. Sellega on seotud see uskumus, et Jumalale annab hing aru 1. päeval, 3. päeval ja 40. päeval. Veoautodest, mis on niimoodi kunstiliselt kaunistatud, nende kaunistamine võib maksma minna kuni $25,000. Aga arvatavasti võistlustelt ja nendelt nii-öelda veoautode iludusvõistluselt, siis nad võivad ka tagasi teenida. Number küsisin, et mida see tähendab, et kas on diplomaat, aga ei ole, et roheline on siis riigiametnike, kõrgemate riigiametnike autonumbrid. Vaadates Land Cruiserit, siis palk võib olema vist päris hea. Jah, ta kinnitab mu seda eeldust, et viimase paari aasta jooksul on inimeste sissetulekud nii palju kasvanud, et see on ka turismi kasvatanud. Üldse sellistes suurtes riikides on siseturism tavaliselt väga oluline osa majandusest. Samamoodi Türgis, aga ka näiteks Hiinas, et kui on suured rahvapidustused, siis meil Türgis näiteks, kui on näiteks Ramadani lõpp ja sellega seoses siis puhkuste aeg, siis terve riigi peale läheb umbes 15 miljonit inimest riigi sees puhkama, nii et see on oluline majandusmootor.